Igal aastal sünnib järjest vähem lapsi. Seda teavad vist kõik juba. Aga ilmselt teatakse vähem seda, et järjest rohkemad nendest vähestest lastest sünnivad tänu suguraku doonorlusele. Ja ma ei räägi siinkohal laiemalt kunstliku viljastamise tulemusel sündinud laste arvust, vaid spetsiifiliselt just doonorluse abil saadud lastest. Ehk siis selleks, et lapsi saada, on põhimõtteliselt 2 võimalust. Loomulikul teel ja kunstlikult kas siis enda ja oma partneri sugurakkudest, aga meditsiinilise abiga, või kui inimesed soovivad lapsi saada, aga seda ei ole võimalik mingitel põhjustel isiklikest varadest saavutada, siis tuleb appi doonor, kes siis need puuduvad varad annetab. 2023. aastal sündis 10 949 last, kellest 257 last sündis tänu sellele viimasele tehnikale ehk suguraku doonorlusele. 257 last on umbes 2% kogu sündimusest, mis võib tunduda väga väike, aga kuna me teame, et pilt meie iibest on siis sama, aga peegelpildis, siis suguraku doonorlusest sündinud laste osakaal kasvab ja ühes sellega ka võimalus, et sa abiellud oma õe või vennaga. Ja muideks see 257 on üldse registreeritud raseduste arv. Me ei tea, mitu last nendest rasedustest päriselt sündis ja see on üks osa sellest probleemist. Kas sina oled eostatud kasutades doonor sugurakke? Ma ei taha küll kedagi hirmutada, aga kui me loeme kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse paragrahvi 28, siis ütleb see, kunstliku viljastamise tulemusena sündinud ja täisealiseks saanud isikul on õigus pöörduda perekonnaseisu asutusse, et saada andmeid oma kunstliku eostatuse kohta. Ja selle paragrahviga on mitmeid probleeme. Esiteks, on õigus, aga kuidas ma tean, et just mina olen see, kes peab minema küsima? Kes mulle seda ütleb? Jääb mulje, et me kõik võiks igaks juhuks minna oma vanemate juurde nagu mingi kuidas te selle seemne siis nagu mulda saite? Ja see tegelikult tähendab seda, et me ei pruugi mitte kunagi teada saada, et meie vanemad ei olegi meie bioloogilised vanemad, kui nad seda meile ise ei ütle. Ja teiseks, isegi kui meie vanemad on läbipaistvad, siis sul on õigus pöörduda perekonnaseisu asutusse, et saada andmeid, milleks on siis rahvus, nahavärvus, haridus, perekonnaseis, laste olemasolu, pikkus, kehahitus, juuste värvus, silmade värvus ja seda kõike doonorluse hetkel. Ehk siis sa ei saa tegelikult mitte kunagi teada, kes on sinu bioloogiline vanem ehk inimene, kelle seemne või munarakkudest sa tulnud oled. Okei, kui sa just kodus DNA testi ei tee, sest tänapäeval on doonori anonüümsus täielikult küsimärgi all. Välismaal on palju juhtumeid, kus inimesed teevad koduse DNA testi ja saavad oma päritolu doonorluse anonüümsusele vaatamata ikkagi teada. Aga selle nüansi tõsiduse üle võime kunagi hiljem filosofeerida, sest minu arust on suguraku doonorluse juures midagi veelgi hirmsamat. Kui sa oled talvel üksik ja lähed reede õhtul näiteks tutti, et leida teise inimese lähedust, siis kuidas sa tead, et see inimene, kellega sa tol õhtul ühte heidad, ei ole sinu bioloogiline poolõde või vend? Ja okei, te seksite ühe korra, ikka juhtub, aga kui te hakkate koos elama, abiellute, saate näiteks lapse, siis sellel võivad olla selle lapse tervisele väga tõsised tagajärjed. Ja muidugi arvaks, et suguraku doonorlus on meditsiiniliselt nii keeruline protseduur, et ilmselt on ka kogu seadusandlus selle ümber jõle täpselt vormistatud, eks. Selliseid asju ei saa juhtuda, aga saab ja ma kohe näitan, miks. Nii, meil on Eestis seadusepunkt, mis üritab meid selliste olukordade eest kaitsta. Ühelt anonüümselt või mittepartnerist doonorilt võetud sugurakke võib kasutada kuni 6 erinevalt naiselt sündiva lapse eostamiseks Eestis. Nii keeruline lause, et isegi kliinikud ei saa aru, kas lugema peab lapsi või naisi. Loeme lapsi, kui 6 last saab täis, läheb doonor lukku, aga võib pakkuda veel nendele samadele naistele, kellel juba sel hetkel laps on. Ja isegi kui me loeme lapsi, siis selle seadusega on endiselt väike probleem. Seda seaduse punkti ei ole olnud võimalik juba 30 aastat täita. Räägime nüüd natuke sellest, kuidas doonorlus üldse töötab. Annetada saab 2 tüüpi sugurakke, munarakke ja seemnerakke. Ja spermadoonorlust võime seejuures kõik väga lihtsalt ette kujutada. Tops on käes ja vaatame siis tööruumid üle.
Siin askeetlikus elamises tulebki siis panna alus uuele elule. Siin on olemas kirjandus. Ajakirjad mille olemasolust ei teadnudki ning tundub, et ka videomaterjal on. Selleks, et munarakke loovutada, peab naine käima mitmeid kordi vastuvõttudel, läbima hormoonravi, mis tähendab enda igapäevast süstimist ja lõpuks pannakse ta veel narkoosi alla, et munarakud välja võtta. Kui sa tahad sellele vaatamata oma munarakke annetada, siis sa saad valida 6 kliiniku vahel. Kui seemnerakke, siis 3 kliiniku vahel. Ja kliinikud on eraldi väga-väga põnev teema, sest 3 kliinikut 6 on erarahastusega ja 3 riikliku rahastusega. Seega benefitid, mida nad doonoritele pakuvad ja meetodid, mida nad doonorite leidmiseks kasutavad, on erinevad. Esiteks, erakliinikud on väga aktiivsed sotsiaalmeedias. Ja veider on see, et kui reklaamiseadus keelab näiteks kunstliku viljastamise reklaamid, siis munaraku doonorluse digireklaamid tundub mingi hall ala. Teiseks, erakliinikud on väga avatud oma hüvitiste osas. Nad eksponeerivad seda igal võimalusel. Välja arvatud siis, kui sa küsid selle kohta täpsustavaid küsimusi. Annan teile kliiniku juhtkonna nimelt teada, et kliinikul ei ole soovi vastata teie küsimustele, kuna küsimuste sisust lähtuvalt jääb mulje, et selline raske ja kurb teema nagu lastetus, millega on tihedalt seotud suguraku doonorlus, ei saa asjakohaselt käsitletud. Seevastu riiklikud asutused ei lehvita oma hüvitistega, aga ma leidsin ühe doonori, kes kinnitas, et hüvitised on olemas ja on võrdväärsed erakliinikute pakutavate summadega. Aga lihtsalt, et sa teaksid. Mitte igas kliinikus ei saa läbielatu eest hüvitist. Kui midagi läheb valesti ja munarakke külmutada ei saa, siis võid mõnes kliinikus hüvitisest täiesti ilma jääda. Kui ma eelmisel kevadel seda teemat uurima hakkasin, sai munaraku doonorluse eest umbes 900–950 eurot. Nüüd lubatakse ühes kliinikus juba kuni 1200 eurot. Ühe kvaliteetse paugu eest saab tavaliselt 50 eurot, eliitkliinikus Tartus lausa 200 per pauk. Ja ma ei hakka valetama, kuna need summad on suured, siis see kogu asi tundus mulle eelmisel kevadel nii kahtlane, et sellepärast ma seda kogu teemat uurima hakkasingi. Uuringu käigus rääkisin umbes 20 naisega, nende hulgas nii need, kes annetasid, kui ka need, kes soovisid seda teha, aga ei kvalifitseerunud. Ja peamine põhjus, miks nad seda üldse teha tahtsid, oli tegelikult küll hädasolijate aitamine, kuid leidus ka neid, kelle peamiseks põhjuseks oli raha, sest 9 sotti on ülikooli ajal väga korralik pauk. Aga on veel põhjuseid, miks inimesed oma sugurakke annetavad ja need ei pruugi alati ka eriti õilsad olla. No munaraku doonorlus on kehale üsna kurnav protsess, selle abil maad lastega ei täida, aga näiteks seemnerakkudega võib päris kaugele jõuda. Netflixis on 3-osaline sari, mis räägib, spoiler, jumala kompleksiga mehest, kes tahab maa täita oma lastega. Need, kes on seda sarja näinud, võib-olla mäletate, tal oli YouTube'i kanal, kuhu talle väga tihti postitada meeldis ja tavaliselt just nendest riikidest, kus ta annetamas käis. Hi, thanks for watching. And a video blog. Today from Tallinn, Estonia. Lihtsalt hüpotees. See vend, kellel on väidetavalt maailmas mingi 1000 last, on annetamas käinud ka Eestis. Ja see ei ole fakt, aga mida muud tal siin siis teha oli? Ühesõnaga, jõuame tagasi küsimuse juurde, miks seda 6 lapse seadust ei ole olnud võimalik juba pea 30 aastat täita. Selle Netflixi sarja peategelane Jonathan käis erinevates kliinikutes ja rääkis erinevatele naistele, et ta pole kordagi annetamas käinud ja on vaid mõne lapse bioloogiline isa. Tegelikult annetas ta nende selja taga massiliselt, nii loomulikul teel kui kliinikutes. Ja see on võimalik, sest paljudes riikides, seehulgas Eestis, on doonorlusega ümber käidud natuke lohakalt. Sa saad vabalt teha nagu see Jonathan, et käid kõik Eesti kliinikud läbi ja lihtsalt ei maini neile, et sa oled seda juba varem mõnes teises kliinikus teinud. Ja sinu sõna on ainuke tõend, mis neil on. Sest Eestis ei ole registrit, mille abil tuvastada mitmes kliinikus ja mitu korda sa oled annetanud. Eestis peab iga kliinik eraldiseisvalt arvet. See tähendab seda, et kui sa oled doonorluse abil sündinud või sinu doonor on rahalistel põhjustel või maailma päästmise eesmärgil registri puudumist ära kasutanud,
siis sinu poolõdesid või vendi võib olla lihtsalt rohkem kui seaduses ette nähtud, mis siis omakorda suurendab tõenäosust, et sa võid oma bioloogilise õe või vennaga elus kokku juhtuda, temaga abielluda või isegi lapsi saada. Ja ilmselgelt peaks selle juhtumiseks päris palju asju kokku langema, aga võimalus selleks on siiski olemas. Vähemalt 2027. aastani, sest kuna doonorlus on maailmas järjest levinum praktika ja sellega seoses on inimestel igasuguseid veidraid asju juhtunud, siis on ka Eestis asja puutuvad osapooled kokku tulnud ja kliinikute ülene register on lõpuks valmimas. Aga kuigi register hoiab ära süsteemi ärakasutamise tulevikus, siis tagasiulatuvalt sinna andmeid ei lisata. Mis tähendab seda, et kui keegi on selle 30 aasta jooksul reegleid rikkunud, siis registri kasutuselevõtt seda ei paljasta. Kohtume juba tund aega vähem kui nädala pärast. Pealt nägemiseni.